nendes kastides siin on ligi 900 mardikaliigi näidised ja seda 900 võiks võrrelda näiteks kõigi automarkide ja mudelitega, mis Eestis on. Et siin on nad sugukondade ja perekondade kaupa, nii nagu siin oleks näiteks järjest Volkswagenid ja siis nende järel tulevad Škodad, sest nad on sugulased. Ja siis need liigid siin on nii nagu autodki ainult natukene üksteisest erinevad ja erinevalt autost on nad 2–20 millimeetrit ja neil ei ole kahjuks saba peale kirjutatud, mis mark või mudel see on. Uurisime me kõiki neid mardikaid ja teisi elukaid sellepärast, et kui viimasel ajal on juttu olnud sellest, et kütused lähevad kallimaks ja oleks vaja kasutada säästlikumaid variante, siis on alati keegi, kes ütleb, et aga vaadake, meil on metsa all on nii palju risu ja raiesmikel ka, et miks see seal kõik vedeleb ja seda ära ei koristata. Varasematest uuringutest teada, et selle risu ja kändude peal ja sees elab väga palju liike, kes ongi kohastunud elama surnud puidu sees. Umbes veerand Eesti metsaliikidest on sellised ja kuna enam ei ole nii palju sellist nagu vanadusse surnud puid või siis põlengutest või tuulemurrust tekkinud, siis nad on kolinud paljud ümber raiesmikele. Ja selge see, et mardikas on väga väike loom, isegi kui neid on siin tuhandeid, siis nad ei suuda kunagi ära süüa 10 või 100 kuupmeetrit puitu. Aga selleks, et metsamajandaja saaks siis siit optimaalse koguse ära võtta, et see veel loodust ei kahjustaks, siis olekski hea teada, mis see optimaalne kogus on. Et näiteks kui meile antakse iga päev 20 grammi üks viilleiba, siis see on selgelt liiga vähe. Kui meile antakse iga päev pool kilo, siis on see juba päris hästi ja kui iga päev antaks 2 tonni leiba, siis on ilmselge raiskamine. Oluline asi, mis me selle uuringuga teada saime, oli meile endale ka üllatuseks, võrreldes neid raiesmikke, kus on raidmed peal ja kust on ära korjatud, oli see, et kuigi puidukogus oli poole väiksem, siis mardikaliike leidus mõlemat tüüpi raiesmikel sama palju. Et siis selline puidu kogumine neile halvasti ei mõju.